Margus Toots. Kuid nüüdsest sidrunita. Igatahes. Nagu kõik me elus, me otsime midagi. Me osad otsivad armastust, osad otsivad põhjust, miks nad veel Eestis elavad. Ja on inimesed nagu mina, kes otsivad Jumalat. See lugu läheb sinna. Olin mina igatahes Tallinna bussijaamas. Ja mida ma näen? Minu ette oli ilmunud Jeesus. Ma viskasin enda kotid maha, jooksin tema poole kiiremini kui need Naruto vennad. Laskusin põlvile, Jeesus, sa naasesid. Ta vaatas mulle otsa ja ütles, ei, ma olen Jesus. Ei, õigemini, no! Debes ester promando, tu es Jesus. No, mi nombre Jesus. No, sí. No, sí. No, sí, no, sí, no, sí. Sinus, koosinus. Hei ja, olgu. Parim nali. Igatahes ta pööras otsa ümber ja läks bussi peale ja loomulikult ma soovisin talle jõudu, jaksu ja piinarikas surma. Sest kuidagi peab patte lunastama. Aga kui mul oli Jeesus leitud, siis oli mul isa leidmata. Ja loomulikult ma läksin selleks immigratsiooniametisse. Ma ei ole rassist, aga ma olen rassiteadlik. Läksin sinna, kirjeldasin, mis tundeid Jumal minus tekitab, milline ta välja näeb. Nad vaatasid mind nagu mingit hullu ja näitasid üle tee asuva kiriku suunas. Mõtlesin, ega ma loll ei ole. Sealt ma otsisin esimesena. Aga ma ütlesin endale, mina alla ei anna. Ja siis ma andsin. Ja ma läksin puhkusele. Ja nagu ikka vaata eestlaste lemmikpuhkuse koht, liiv laulab tuules, meri on sinine ja eemal silmapiiri juures väikse palgi peal karu. Just nii see oli Ruhnu. Nüüd te küsite, miks minna Ruhnule, seal ei ole ju mitte midagi. Just nii. Seal on ainult karjama 2 lehmale ja 2 poodi mõlemale lehmale. Kuid enesele teadmata oli see tegelikult koht, kus ma viimaks nägingi Jumalat. Ma veetsin puhkust nagu puhkust ikka, eks ole. Ma ujusin meres, päevitasin liiva peal ja loomulikult õhtul ehitasin kirikuaeda koos urduga. Just nii. Me ehitasime seda kirikuaeda, kui äkitselt hakkas vihma sadama. Ja iga usklik teab, keset päeva niimoodi vihma ei saja. Siin oli Jumal mängus. Ja me kõik teadsime, keda süüdistada. Selleks oli orduvend Teet. Eks? Sest ma olin märganud, et ta oli patustanud. Ja ma ei räägi siin mingist väiksest patust nagu naise petmine või abordi tegemine. Keset kirikuaeda, eks. Mitte midagi sellist väikest, eks. Palju hullem. Ta läks käega vastu kirikuaeda. Teet püüdis muidugi seletada, et ei.
see on lihtsalt madal rõhkond tuli Ruunu kohale. Meie sellist nõiakunsti ei usu. Ja pealegi nõidade koht on ETV ilmateates või koos Peep Taimlaga järve põhjas. Hashtag pole teda ammu näinud. Hashtag kuhu kadus järve põhja. Igatahes Teet veel rääkis seal midagi, aga lõpuks me Ordu vendadega olime veendunud, et lõpuks talle andestatakse, kui ta jõuab taevasse. Ja selle järel hakkas õhtune hashtag väikene tuleriit. Heia, olgu. Pärast tuleriita ma olin muidugi väsinud. Pidin halge tossima. Ma olin väsinud ja ma olin läbi vettinud ja ma kõmpisin enda ööaseme poole. Tegin enda õhtupalvuse ära ja heitsin voodisse. Ja ukse mademe juures, seal oligi Jumal. Just nii. Ma kuulsin inglite koori hääldi. Ave Maria. Ja eemalt, kaugemalt veelgi. Teet oli ka jõudnud taevasse. Lõpuks tuli Jumal minu juurde. Pani ühe käe mu õlale, teise käe mu reiele. Ma pöörasin pea Jumala poole ja küsisin, Jumal, mida sa teed? Ta ainult ütles, ma tulin. Ja nii tulin ka mina täna siia esinema. Tänan!